Tervist, Mikk Mölder. Paar küsimust ajalalt meie maa. Oi, mul on väga kiire praegu. Mikk Mölder, me oleme kuulnud, et te astute peagi uude ametisse. Ma arvan, et see ametiseisund natukene kohustab ikkagi paarile küsimusele vastama. Okei. Et teeme väikse intervjuu. No, teeme ära. Et meie maa toimetusse jõudis täna eksklusiivne info, tõeline pommuudis, arvestades Saaremaa siin meedia olukorda ja meediamaastikku, et teist saab ajale Saartel peatoimetaja kuu aja pärast. Vastab see info tõele? Ja, imelik, et te seda juba teate, aga jah, eile sukke pakkumine mul tuli ja nad ütlesid, et on ka teisi kandidaate, aga põhimõtteliselt jah, mul on mingi helis, ma ei teagi millestki tuleb, aga nüüd ma lähengi otse meie Saarte Häälde ja Saarte Hääles mulle räägitakse edasi, mis nagu on täpsemalt need asjad. Millised on tulevase Saartele peatoimetaja sellised suuremad väljakutsed, suuremad eesmärgid? No kuna meie maa on suht suure turu Saaremaalt ära võtnud, siis mina arvan, et ma lennutan kohe Saarte Hääle Euroopa hääleks, eurooplaste päevaleht. Kas see ambitsioon liiga suur, liiga üle jõu käiv ei tundu? Ei, kui oleks üle käiv, siis ma mõtleks üle maailma, aga ma mõtlen ainult Euroopat. Mikk Mölder, vaatan praegu teie välimust, käes on teil päikseprillid, direktori selline soliidne märkmik, need ilmselt nagu tulevad kaasa ka Saartele toimetusse, aga see riietus ikkagi, see sarnaneb pigem sellise ehitusmehe või puiduplatsil töötava kodaniku tööriietusele, et kas Saarte Häälde lähetegi niimoodi? No tegelikult see ongi peatoimetajate ülikond, et siin on praegu paar embleemi puudu, taha selja peale tuleb suurelt Saarte Hääl, peatoimetaja, kõik sellised asjad tulevad, siia tulevad mingid vaiperid, riibud, värgid, no ta läheb ilusaks, ta on praegu selline algvalk, ma pean ise veel Hiinast tellima õige ülikonnaga. Ja kas samasugune dress, ma tahtsin öelda dress code inglispäraselt, aga ütleme vormiriietuse nõue hakkab kehtima ka Saartele töötajatele? See on praegu, ma arvan küll, et miks mitte, eks ole. Praegu küll neil ei ole seal, aga ma ütlen, kui mina saan peatoimetajaks, siis muidugi. Me peame olema ühesugused. Meil peab olema tuntavad. Ehk see on siis kamba vaimu kollektiivi ühtsuse tekitamiseks, sa arvad, tuleb kohustuslik vorm ikkagi teha? No muidugi, firma peod, värgid, me võiks kõik ühesugused olla. Kaugelt inimene näeb, näe, Saarte Häälest. Härra Mölder, te olite vahepeal ka meie maa videodes väga populaarne tegelane, ka meie maa paberleht on teist kirjutanud. Miks siis nõnda meie maale selg keerata ja minna meie maa suurima konkurendi ridades? No meie maa on liiga kuidagi tõsine asjakiri, nad nõuavad liiga palju uurimust ja ausalt öelda ei viitsi nii palju uurida, ma tahaks tegutseda, ma tahaks teha huvitavaks asja, ma tahaks teha nalja rohkem. Ja millest need naljad hakkavad siis seisnema Saarte Hääles? No ütleme jooksed naljad, mis inimestel meeldivad, ma tahaks rohkem sisse tuua huvitavamat poolt, rohkem melu, ööelu ja nii edasi. Need reportaažid klubidest Privilegia Diva või? Nojah, mingisugune klubipolitseiniku, mingisugune inimene tuleb tööle võtta, kes käib õhtuti klubis, vaatab, kuidas peod lähevad, paneb kirja, teeme jälle eraldi klubi lehekülje. No kõik siuksed, midagi huvitavamat, noortepärasemat, sest praegu loevad meil pensionärid ainult ajalehti, ma tahan, et noored hakkaks ajalehti rohkem lugema. Ega muud kui edu sulle uues ametis ja loodame siis tõesti, et Saarte Hääl hakkab ka rohkem välja paistma ka maakonna tasandil ja Euroopas ilmselt väljapaistmises pole kahtlust, kui Mikk Mölder juba asja käsile võtab. No 5 aasta pärast ütleme kõik koos, tehtud!